seisis justkui täiuslikult välja lõigatud mehe siluett, kellel oli kapuuts peas. Vana hea varjuinimene. Mitte keegi ei arva ära, mida see detektiiv tegi nagu. Tal oli kaasas nuga ja siis ta tungis uksest sisse, haavas Erikat kaelast ja põgenes sündmuskohalt. Tema voodisse, mis tähendas seda, et ema jäi üksinda teise voodisse. Ema lükati lihtsalt rammi alla. Tere, armsad külmaristajad ja Kikimooride sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja nagu näha, me siis veits täna matchime. Meil on ühesugused prillid, me oleme sarnastes toonides, meil mõlemal on ripsmed väritud, kuigi seda ei pruugi näha olla. Ja kas meil on mingeid teateid enne, kui me lugude juurde lähme? Veel ei ole vist. Veel vist ei ole, jah. Aga igal juhul tuletame meelde, et meil on nüüd YouTube'i memberiks võimalik saada ja igaks juhuks ütleme kohe saate alguses, et seal vist ei saa, seal saab muuta oma kasutajanime selliselt, kuidas ta nagu paistab, et seal saab oma nime muuta, aga me igaks juhuks nüüd terveid kasutanimesid ette ei loe, sellepärast et üks inimene ei tahtnud seda ja me ei tea, kes see oli. Nii et me püüame siis kuidagi hoida pool anonüümsust nii kaua, kuni me ise ka aru saame, kuidas see YouTube'i osa seal töötab. Aga igal juhul te olete saanud kätte boonusosadega pikad saated varem, nii et ja kogemata vist on ka saanud suuremad massid neid vahepeal kätte. Nii et võtke seda kui meiepoolset väikest kingitust, mida me vist eelmine kord juba ütlesime. Aga paranormaalsetest asjadest ma panin meie chati ühe väikse videokese, mida kuna ma ise toimetan sel korral, siis ma panen siia vahele või kõrvale jooksma, et seal mingil päeval, kui me läksime koeraga välja jalutama, siis lihtsalt pildid kukkusid mul seina pealt maha, mis on seletatav mõnes mõttes füüsikaga ka, sellepärast, et üks pilt mul seisab tõesti suht ehku peal siin kruvidega seinas. Aga see, kuidas see teine pilt kukkus, ta sai küll hoobi, jah, sellelt esimeselt pildilt. Aga esiteks, nagu see kruvi on täiesti kindlalt seinas ja teiseks, tal on taga 8 seda klõpsakat, vaata, mis hoiavad seda tausta kinni, mis käivad nagu nii, et sa surud alla ja siis keerad välja. Ja neist mingi 6 tükki oli lahti väga erinevates kohtades, mis oli nagu veider, veits. Aga noh, ühesõnaga, kõik on selgitatav. Ma arvan, ma ei tea. Aga loodetavasti, aga mul on üks lugu, mis tuleb siitsamast minu kodu lähedalt ja selle loo vihjas mulle Valgesiil. Nii et tervitused talle ja ma tahan rääkida ühest väga ägedast naisest, kes siin eelmise sajandi alguses tegutses ja noh, Kikimooridel omaselt see lugu lõpeb paraja pöndiga. Ja selle naise nimi on Erika Kirschbaum. Tal oli siis mitut viisi, seda nime kirjutati ja ka Kirschbaum Eesti pärasemalt. Aga igal juhul ta oli baltisakslane, ta sündis 28. novembril 1886 Rakveres, aga rääkis väga vabalt ka eesti keelt. Ja kuidagi jõudis ta siis siia Laulasmaa kanti, kus ta siis umbes möödunud sajandi aasta alguses juba enne esimest maailmasõda hakkas pidama pensionaati. Väga uhke pensionaat, panen siia pildi ja selle juurde lasi ta siis ehitada ka monoliitbetoonist hobusetalli, kus elab praegu üks kunstnike paar, kes sellest hoonest natukene ka ERR-is või OP saates vist rääkis. Ja see kuulus siis sinna pensioni juurde, aga see pensionaadi pidamine oli nagu suhteliselt innovaatiline tegevus toona. Ja lisaks ta pani siis, Erika siis pani käima selle kandi esimese omnibussi, nii et selleks, et omnibussiga saaks sõita Kloogale, selle eest saame tänada Erikat.
Tema hostelis käisid siis suvitamas peamiselt jõukamad inimesed, mõnikord nad lihtsalt pidasid sinna nädala lõppu. Ja Erika Aulik on oma raamatus Viru värav ja teised kirjutanud siis, et Kloogale sai 30ndatel aastatel sõita 3 korda päevas ka aururongiga. Ja siis see väike maaline buss pidas siis 2 korda päevas ühendust linnaga. Ja siis, kui sa jõudsid Klooga raudteejaama, siis seal ootas kohalik buss, mis viis siis suvitajaid mööda põldude ja heinamaade vahel looklevat maanteed Klooga metsade vaikusesse ja siin asusid siis toona väga nimekate meeste suvilad. Kes näiteks igast advokaadid ja notarid ja isegi endine riigivanem Akel, tema oli siin siis krediitpanga direktor, kellel oli väga huvitav nimi Kargaja ja igast kaupmehed ja ühesõnaga see oli ikkagi sihuke väga fancy piirkond siin, on ka tänapäeval. Ja Erika Kirschbaumi pensionis viival teekäänakul oli siis samuti peatus, see oli siis 3. peatus. Ja enne teist ilmasõda oli siis Kloogal Laulasmaal kokku 4 pensionaati, mis siis võtsid suvitajaid vastu. Ja siis teine Erika ehk siis Aulik on siis kirjutanud. Minu peatuspaigaks Kloogal aastal 1931 kuni 1938 oli Erika Kirschbaumi pension Klooga ja Laulasmaa vahelisel teel. See oli vana pension, võib oletada, et peaaegu ühevanune Wellenhofiga. Wellenhof on siis ilus Kõltsu mõis, mille siin paljud siis teavad. Ja Erika Kirschbaum võttis seal külalisi vastu juba ammu enne esimest ilmasõda. Selles pensionis asus samuti ka Klooga Laulasmaa sidekontor ja telefoni keskjaam. See on väga oluline fakt edaspidiseks. See telefoni keskjaam tegutses siis seal kuni aastani 1963 ja Erika ise elas siis samuti seal pensionimajas, seal elas veel tema ema ja nende käsutuses oli siis 3 ruumikat tuba, köök ja siis muidugi siis see postkontori tuba, kus siis Erika ka asjatas. Ja Aulik veel kirjeldas seda, et pensionil oli ka siis oma supelmajake, sest toona ikkagi käidi ujumas supelmajakestes niimoodi, et sa läksid sinna supelmajakesse ja võtsid seal riited ära ja ujusid, nii et ei näinud taevast. Ja et hoov oli väga suurepäraselt korrastatud ja igal pool oli siis põlismets, nagu praegugi on. Tsiteerin, kõik need 7 aastat, mis ma Kloogal suvitasin, mäletan ma Erika Kirschbaumi naerusuise, lõbusa ja jutukana. Minu esimesele puhkuseaastal oli ta umbes 43-aastane vallaline naine, kellel oli peen näovaal, kaunid ja korrapärased näojooned ja suured hallikas sinised silmad. Perenaise käik oli kiire nagu noorel tütarlapsel, mis on nagu mingi, ma olen 42 kohe, I am so sorry, okei, ma võib-olla ei ole nagu noor tütarlaps, aga ma kõnnin küll kiirelt, nii et nagu what? Ta oli jalul varahommikust kuni poole ööni, hoolimata sellest, et tal oli hea kokk ja hea toatüdruk. Ja Aulik ütles siis veel, et pensionipäeva hinnaks oli 4 krooni. Millalgi aga tekkis siis pensionisse Erikale üks noor abiline, mees nimega Roman Tanira. Aulik kirjeldas teda heledapäise umbes 30-aastase noormehena. Tsitaat. Vahel nägin neid koos tulemas hommikuselt rongilt Keilas turul käimast. Vahel nägin noormeest põllutõrist käes juurviljaade minemas. Pensionis hakati rääkima, et see on Kirschbaumi mees. Ja see nooruke, kellest siis jutt oli siis 17. veebruaril 1907 sündinud Roman toonase nimega Tornberg, estindas siis ära Tanira, mõnes allikas oli siis Taimir, aga genis on siis Tanira. Ja tõepoolest see liit ametlikuks tehti, Roman oli siis 29-aastane, kui ta 25. novembril 1936 abiellus siis Erikaga, kes siis 3 päeva pärast sai 50-aastaseks. Nii et neil oli 21 aastat vanusvahet. Ja arvata võis, et ega see lahutus ennast kaua ei andnud oodata, siis anti sisse juba järgmise aasta 17. juunil ja jõustus siis 2. veebruaril 1938. Ja olemegi siis aastas 38, detsembrikuus. Ja kell oli umbes 7:30 õhtul, kui Erika siis rahulikult oma seal kodusel tööpostil toimetas. Ja Roman elas toona selleks ajaks juba Tallinnas Pärnu maantee 47. Aga midagi tema seal ikkagi
nagu need mehed meil sageli võivad olla, lahku läinud, maha jäetud mehed. Igal juhul oli tema võtnud suuna siis siia Kloogale ja enne, kui ta oma tegude kallale asus, lõikas ta läbi siis Klooga keskjaama telefonijuhtmed. Alles jäi vaid ühendus Keilaga. Tal oli kaasas nuga ja siis ta tungis uksest sisse, haavas Erikat kaelast ja põgenes sündmuskohalt. Aga tuletan siis, 38, see on juba 39, vabandust, järgmine aasta. Et selleks ajaks oli siis Eesti sõlminud Nõukogude Liiduga vastastikuse abistamise pakti ja kohal olid siis punaarmeelased ja nemad siis tabasid Romani ja andsid ta siis üle politseivõimudele. Ja kuigi siis Erika toimetati võrdlemisi kiiresti Tallinna Keskhaiglasse, selgus seal, et haav oli eluohtlik. Asja hakkas uurima Tallinna Harju kriminaalpolitsei ja juba siis järgmisel päeval teatas Päevaleht, et 32-aastane Roman on üle kuulatud ja vanglasse paigutatud ja selgus, et ta oli siis varem põdenud närvihaigust ja sellepärast siis arvati, et kallaletung toimus meile juba tuttavas meeltesegaduse hoos. Ja Kirschbaumi tervisseisund oli siis sel hetkel endiselt tõsine, aga arstid lootsid paranemist, aga siiski kahjuks osutusid vigastused siiski nii ohtlikuks, et naine heitis hinge 6. jaanuaril 1940. Ja kõige traagilisem on surm, aga jõululaupäevaga oli tegemist. Saad aru, see oli jõululaupäev, kui siis see noor mees Erika Kirschbaumile suure bussiga sügavaga haava kaela lõi ja Erika siis selle tagajärjel nädal hiljem Tallinna haiglas suri. Ja Aulik kirjutas, ilusal mälestuste maal Klooga pensionis oli lõpp. Ja Erika surmakuulutus ilmus Päevalehes 10. jaanuaril 1940 ja sellest siis seisis. Mis ka mind paneb natuke pead raputama. Raske haiguse järele lahkus meie kallis tütar, õde ja tädi Erika Kirschbaum 6. jaanuaril 1940. Valusas leinas ema, õde ja omaksed. Lisatud oli siis veel, et kirstupanek toimub kesknädalal 10. jaanuaril kell 7 õhtul Keskhaigla kabelis ja matmine Keilas pühapäeval 14. jaanuaril. Ja seejuures toodi siis välja, et sõit Keilasse toimub samal päeval Tallinnast hommikul rongiga kell 8.02. Nii et kujutad sa siis ette seda rongisõitu seal kirst peal. Aga kohus tunnistas siis Roman Tanira vaimuhaigeks ja sulges ta Seevaldisse ja kõik kassatsioonikaebused, mis siis Roman tegi, jäeti rahuldamata. Aga kas ta suri vanglas või mis temast edasi sai või läks ta rindele, seda ei tea. Igal juhul selline traagiline lugu siis siit Kloogalt. Haiguse tagajärjel, jah? Raske haiguse tagajärjel, jah. No eks selles mõttes lahutus ja eksmees on ka raske haigus teinekord. On, võib olla küll, jaa, absoluutselt. Aga me jätkame siit suhteprobleemidega. Jätkame. Ja mina põrutan USA-sse, kus siis 2014. aastal kadus Michigani poolsaare ühes väikelinnas, mille nimi oli Iron River. Üks mees, kelle nimi oli Christopher Regan. Ja alguses tundus see nagu siuke tavaline asi, sest seal kandis kaob nagu üsna palju inimesi ja seal on hästi palju siukest metsa ja värki ja neid ei leita väga üles, onju. Okay. Aga tema kadumine ei olnud päris selline. Hakati siis uurima seda kadumist ja uurimise käigus siis selgus, et Reganil oli suhe oma abielus töökaaslase Kelly Cohraniga. Ja see, kui sa oled salasuhtes oma töökaaslasega ja kui sa oled kadunud,
siis vaadatakse otsa kõigepealt Kelly abikaasale. Ja tollane politseiülem Laura, kusjuures. Tubli. Meil on naistega tegemist, ma olen ilgelt uhke. Fritzo perekonnanimega rääkis siis ühes intervjuus, et Jasonil oli selge motiiv. Ta oli ju mees, keda peteti. Ja Fritzo siis oligi see tegelane, kes hakkas kogu seda värki seal juhtima ja tema all siis töötas 4 inimest veel. Ja tegemist oli siis siukse kogukonnaga, kus kõik teadsid kõike, on ju. Muidugi. Ja tema sõnul selgus siis uurimise käigus, et see Kohvranite abielu oli olnud juba mõnda aega probleemne ja Kelly elas siukest elu, mis meenutas pigem vallalise inimese oma. Täpsustusi ei ole. Eks igaüks võib ise mõelda, mis see tähendab. Aga Fritzo kahtlused siis süvenesid oluliselt, kui uurijad viisid läbi otsimise läbi Kohvranite kodus. Seal leiti siis mitmeid selliseid šokeerivaid asju, näiteks verepritsmeid laest ja Jasoni kirjutatud päevik, mille sissekanded siis vihjasid mingile väga siuksele häirivale kuritööle, mis oli selles majas justkui aset leidnud. Okei. Ta ise tegi selle endale, mulle tundub. Järgmisel hommikul helistas siis uurijale naaber, kes teatas, et Kohvranid olid siis möödunud õhtul asjad kokku pakkinud ja linnast lahkunud. Peagi selgus, et nad siis trippisid Indianasse, siuksesse linna nagu Hobart ja see oli siis linn, kus Kelly ja Jason olid kunagi ammu kõrvuti elavate naabritena üles kasvanud. Ja kuigi nüüd see paarike oli meie masterdetektiivi jurisdiktsioonist väljas, mõtles tema, et kurat, ma jätan seda asja sinna paika, uurin edasi. Ja tähelepanu keskmesse sattus siis Kohvranite kodu lähedal asunud veekogu, millel nimeks siis Caspian Pit. Ja sealt leidsid siis sukeldujad kaldast veidi eemalt ühe tünni, mille külge oli seotud pesunöör ja betoonplokk, et seda siis vee all hoida. Ja uurijad olid üpris kindlad, et see siis kuulus ka Kohvranitele, aga selle seest ei leitud mitte midagi. Okei, huvitav. Samal ajal Indianas Hobartis siis võttis juhtum ootamatu pöörde, sellepärast et järsku võttis Kelly telefoni, helistas hädaabinumbrile ja palus kiirabi, väites, et tema kallis abikaasa Jason ei hinga enam. Okei. Ja kiirabi siis tuli kohale, vaatasid Jasoni üle ja kuulutasid siis, või tähendab, nad viisid ta haiglasse ja kuulutasid seal haiglas ta siis hiljem surnuks. Ja lahkamisel osales siis kohalik politseidetektiiv Jeremy Ogden, kelle siis FBI oli appi kutsunud pärast anonüümset vihjet, et Kohvranid võivad olla seotud selle Michigani kuriteoga, et see vend seal ära kadus, on ju. Ja kohtuarst siis tuvastas, et Jason ei surnud üledoosi, vaid lämbumise tagajärjel. Ehk siis keegi oli teda lämmatanud, kägistanud ja üritanud muljet jätta, et tal oli mingit sorti üledoos. Kõlab nagu siin on üks ühisnimetaja. Kõlab on ja sedamoodi veits. Ja siis meie tubli Laura võttis siis sellele Indiana politseitüübile sabast kinni ja hakkasid siis koos tööle, et saada aru, mis siis Christopher Reganiga tegelikult siis juhtus. Ja Ogden siis märkas, et Kelly külastas sageli üksinda ühte parki ja istus seal alati ühe ja sama puu juures. Ja I love the story nagu sellepärast, et mitte keegi ei arva ära, mida see detektiiv tegi nagu järgmiseks. See on nii smart ja see on nii pöörane, aga ühesõnaga ta võttis väikese noa ja nikerdas selle sama puu koore sisse sõnad Chris is here. Okei. Nagu next level on gaslighting. On ju.
nii, ja tema siis lootis panna Kelly uskuma, et Reagan üritab temaga teispoolsusest ühendust võtta. What the hell? Normaalne detektiivitöö. Normaalne. ja ta siis meenutas, et ma nägin, kuidas Kelly seda nägi ja seejärel läbi metsa jooksis. See oli see õhtu, mil ta tuli ja otsustas mulle kõik ära rääkida. Saad aru, see töötas. See on nagu okay. Ja sel ööl siis tunnistas Kelly esimest korda, et Christopher Reagan on mõrvatud. Algul väitis ta, et Jason tulistas Reagani surnuks ja sundis teda seejärel eemaldama surnud mehe koljust kuuli ja tema surnukeha tükeldama. Aga politsei ei uskunud, et Kelly rääkis asjadest päris nii, nagu need tegelikult olid olnud. Meie suur lemmik uurija Laura ütles, et Kelly puhul kehtis vale tõde, vale tõde, vale tõde. Mõtle ise välja, mis selle vastu. Ja just. Ja Kelly siis põgenes hiljem Kentuckisse. Ta leiti sealt üles, arreteeriti ja siis muutus kogu tema lugu uuesti. Nüüd ta siis väitis, et ta teadis juba ette, et Jason kavatseb Reagani tappa ja ta kutsus tol õhtul Reagani ise nende koju. Ta saaks seda. Ja Kelly rääkis ka väidetavast pulmal sõlmitud kokkuleppest, ehk siis kui kumbki abikaasades petab, peab truudusetu pool kas oma armukese tapma või laskma end teisel abikaasal tappa. Kõlab nagu suurepärastel alustel ehitatud suhe. On ja, viimase peal. Aga tema väited muidugi ei kinnitanud kunagi mitte ükski tõend ja uurijad siis pidasid seda osaks Kelly pidevalt muutuvast story'st. Kelly Coran ei tunnistanud ennast Reagani mõrvas süüdi. Kohtus väitis kaitse, et Jason tegutses üksi, olles armukade ja täiesti vihast hullunud. Kelly rääkis väidetavast väärkohtlemisest abielus. No, seda ma täiesti usun, kui nad siukse pakti tegid. Kui nad tegid, who knows, aga prokuratuur vaidlustas need väärkohtlemise väited siis. Ja pärast 3 tundi kestnud arutelu leidis vandekohus, et Kelly on süüdi kõigis süüdistustes, sealhulgas siis esimese astme ettekavatsetud mõrvas, mis siis puudutas seda Reaganit ja talle määrati eluaegne vanglakaristus ilma tingimisi vabanemise võimaluseta. Ja eraldi kohtuasjas mõisteti talle siis veel Jason Corani surma eest lisaks 65 aastat vangistust. Ja Friso Laurakene ütles siis veel sihukest asja, et Kelly vend rääkis talle, et Kelly oli maininud korduvalt, et tegelikult ta on tapnud rohkem inimesi kui ainult selle Christopher. Kellil on olnud käed jalad tööd täis. Ja Kelly andis ka ühe intervjuu ja siis tema ütles seal, et ei, tema pole mitte kedagi tapnud ja esitas siis intervjuus samal nagu uue versiooni taaskord nendest sündmustest, mis siis tol õhtul aset leidsid. Ja siis väitis, et siis kui tema abikaasa Reaganit tappis, siis tema oli üldse sellel ajal kinni seotud. No rääkigu, mis tahab. On ju, aga täiesti I love see kavalus, et ma lähen ja kraabin puukoore sisse. Ja, nad oleksid võinud Ouija laua ka välja võtta üle kuulamise. Ja mingid hääled panna. Ja. Aga tead, kus meil hääled on või? Meie hääled on Patreonis ja meie hääli on ka YouTube'i membershipi seal kategoorias või sektoris. Õige. Meil on nii palju hääli, kes meid toetavad ja nii palju kõrvasid, kes meid kuulavad. Suur aitäh teile kõikidele, kes te meid kas toetate, olete liitunud meie sotsiaalmeedia programmidega
jälgite meid või lihtsalt kuulate vaikuses endast teada andmata, me hindame iga ühteteist, aga Patreonis ja Youtube'is me oleme andnud lubaduse, et me igal nädalal ka teid välja hõikame. Selle Youtube'i väikse snafu ma alguses siin juba tõin välja. Mis siis Patreonis ja Youtube'is te saate, kui te meid toetate sel niigi keerulisel ajal? Te saate reklaamivabad saated. Praegu veel me oleme reklaamivabad igal pool, aga võib-olla varsti enam ei ole. Ja kui te olete Patreonis või Youtube'i liikmete hulgas, siis teie jaoks me oleme alati reklaamivabad. Te saate boonusosad kätte, te saate saated varem kätte, te saate Patreonis saate märkmed nii Patreonis kui Youtube'is, valida saate teemasid ja üldse igast huvitavaid asju paneme me sinna. Koduvideod on, nagu Taki just rääkis, ta paneb selle video kindlasti Ja Patreonile. selle video ma panen ka kindlasti. Selle ma loodan, et ma panen kohe, kui ma siit Pane kohe jah, enne, lindistuselt varem. lahkun. Ja noh, üht-teist kolmandat pluss siis seda, et igas saates me loeme teie nimed toetajatena ka ette. Alustad äkki Youtube'iga? Olgu siis niimoodi. Youtube'i liikmeid täname pidulikult. Aitäh, Anu. Aitäh, Kati. Aitäh, Saša. Aitäh, Maarja. Aitäh, Martin. Aitäh, Pirjo. Aitäh, Keidi. Ja samuti siis Patreonis, seal on palju lihtsam muuta oma nime, mis on siin osadel juba saanud traditsiooniks, ühel inimesel suisa iganädalaseks. Aga hakkame siis järjest minema. Aitäh Vippkülmaväristajatele, kelleks on Indrek, Mumm ja Volkergeist, Anne-Mai Pillerin, ei oota, ja Anne-Mai ja oodake nüüd. Siin on pardi emoji, siis siin on 3 hieroglüüfi, mida ma ei oska tõlkida, ma ei hakka selle peale aega raiskama. Ja siis on pst, 4 kuud sai, panema restosse ajama ja siis on südame emoji ja naeru emoji ja jälle pardi emoji ja ämbliku emoji. See on tõsi, niipea kui me lõpetame salvestuse, siis me paneme restosse ajama. Ja aitäh Kikide sõbrad, kelleks on Pillerin, Hufflepuff ja Pendliheiks ja aitäh külmaväristajad Endre, Kelly-Krekiga, Issand Sült, seejuures 1 S on sulgudes, Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrin, Kadi, Oliver, Krista, Viirestus, Väike Krets, Merit, Valgesiil, Elina Elina kummituse emoji, kõrvitsa emoji sulgudes, takise sõna kõrvitsa. Liina, Kersti, Erki, Anni, Anju, Marta. Ja aitäh, nimi muudetud sulgudes, juhuu! Nõia emoji ja naerev emoji ja võta siis siit äkki edasi. Ja aitäh Ilona, Anne Tondiste, Kristin, Regli, Annika, Kristi, No Name, Airi, aka kirjaniku nimega Avian V Stork. Jäi! Vectivux X. Jesus. Helen ja Novello Karena, Juurika, Moorika, köögiviljasöödik. Kreitsu, Diana from the Moon, Kelly, Bell, Kratu, Käti, Norra mägitööline, Sirel, Madara, Kiku, Krissu, Heili, Kõrvits, Eveliine, Haanja kõrgustiku alpinist, Dorit ja Krislin. Suur aitäh teile ja me armastame, kui te oma nimesid muudate, see on imeline. See on nii nunnu jah. Aga nüüd me lähme, oodake nüüd, Dnipropetrovski oblastisse aastasse 1954. Ja räägin teile sellise loo naisest, ta oli 34-aastane, nimi oli siis Nadežda Artjomnovna Lebedina vist on õige. Ilus nimi oli. Nadežda ühesõnaga. Elas siis seal Dnipropetrovski oblastis Mogiljovi külas,
Mogiljovi külas. Ühesõnaga Venemaal. Venemaa, vene nimega Venemaal. 34-aastane Nadežda 54. aastal koos oma 5-aastase tütre abikaasaga. Ja ühel 54. aasta õhtul puhkes siis Nadežda ja tema mehe vahel tõsine tüli. Ja siis konflikti tõttu oli siis naine emotsionaalselt äärmiselt ebastabiilses seisundis, aga läks siis selles olekus ka magama. Tema ei olnud siis võib-olla kuulnud seda, et ärge minge magama tülitsedes või midagi sellist. Igal juhul järgmisel hommikul ei suutnud ükski pereliige Nadeždat äratada. Ja selle peale siis abikaasa ja Nadežda ema kutsusid kiirabi. Segaduses arstid siis hospitaliseerisid Nadežda Dnipropetrovski meditsiiniinstituudi psühhiaatriakliinikusse ja seal pandi talle huvitavaks diagnoosiks skisofreenia. Ja psühhiaatrid toetusid siis akadeemik Pavlovi kirjeldatud juhtumile. Pavlov olevat siis jälginud patsienti nimega Katšalkin, kes siis sarnaselt Lebedinaga magas umbes 20 aastat. Ma räägin sellest Katšalkini juhtumist natuke siin lõpus ka. Aga Nadežda veetis siis kõigepealt 4 aastat psühhiaatriahaiglas, aga mingi ravi ei andnud mingeid nähtavaid tulemusi. Kogu aeg ta magas. Seejärel võttis siis ema tütre enda hoole alla, tõi ta tagasi kodukülla ja aasta hiljem siis Lebedina abikaasa suri, kellega ta oli siis enne uinumist tülitsenud ja nende tütar Valentina siis sattus lastekodusse, kuna siis vanaema, kes hoolitses siis Nadežda eest ööpäevaringselt, ei suutnud kahjuks lapse jaoks aega ega jõudu leida. Ja nii siis need 20 aastat möödusid ja hiljem tunnistas siis Nadežda Lebedina, et kuulis selle aja jooksul suurepäraselt kõike, mis tema ümber toimus. Ta mäletas, kuidas ema tema eest hoolitses ja kuidas ta juba suureks sirgunud tütar teda külastamas käis. Aga nagu seesama Pavlovi patsient Katšalkin ei suutnud ta siis ei liigutada sõrme otsa, rääkimata siis rääkimisest. Ja 74. aastal jõudis siis Nadežda Lebedinani traagiline teade, et tema ema, kes oli teda kõik need aastad hooldanud, oli surnud ja kui siis samal päeval tuli Valentina ema taas vaatama, leidis ta siis üllatusena, et ema on üles ärganud, silmad lahti ja nutab. Ja esimene küsimus, mis siis Nadežda tütrele esitas, oli, et kas ema suri ära. Ja Nadežda viidi siis otse kohe tagasi sinna Dnipropetrovski närvihaiglaste kliinikusse Venemaa ja ta pidi uuesti siis õppima kõndima ja tegema muidugi kõiki neid toiminguid, mis kunagi olid väga iseenesestmõistetavad, et kõik lihased olid atrofeerunud. Aga siis tähelepanuväärne oli veel see, et kui ta teadusele tuli, nägi ta välja täpselt samasugune nagu 34-aastasena, kui ta siis sinna letargiasse langes. Aga niipea, kui ta ärkas, hakkas siis keha kaotatud aega kiiresti tasa tegema. Ja arstide sõnul siis ta vananes hüppeliselt, et juuksed tõmbusid halliks ja näole ilmusid kortsud. Ja tuli, suht kiirelt jõudis siis tema seisund peagi vastavusse tema siis tegeliku eaga. Ta suri 74-aastasena, nii et elas veel 20 aastat. Siis hoolitses tema eest juba tütar Valentina. Ja see skisofreenia diagnoos, mis pandi talle, hiljem tühistati ja hiljem siis nõukogude arstid käsitlesid seda juhtumit kui hüsteerilist patoloogilist und. Nõndaks, sellise loo olin ma kunagi ammu leidnud, endale kõrvale pannud ja siis ma mõtlesin, et kas siis tõesti sihuke asi on juhtunud. Ja kui siis me hakkame seda nagu laiemalt vaatama ja uurima meditsiinidokumente ja meditsiiniajakirju, siis seal ei ole sellist juhtumit kirjeldatud. See Pavlovi case on päriselt olemas olnud, kus siis oligi keegi Katšalkin, kes siis 20 aastat justkui magas, aga tegelikult oli ta siis, tähendas see seda, et ta oli seisundis, kus ta ei liikunud ega rääkinud ja näis nagu, et oleks teadvuseta, aga ta samas ka ei maganud
ja ei olnud nagu kogu aeg teadvusetu. Ta oli nagu elus, kuulis ümbritsevalt, aga ta oli justkui oma kehasse lukku jäänud, aga see oli vist 19. sajandil, nagu ma aru sain. Ehk siis see tähendab, et samamoodi see oli nagu mingi ajastule vastavad nagu kirjeldused on ju, mingid teoreetilised arutlused, et seal ei olnud nagu mingit tänapäevases mõttes nagu kontrollitavat meditsiinilist tõde nagu taga. Ja ilmselt siis tänu sellele ebamäärasele loole, et toetuvad siis ka sellele Lebedina loo erinevad versioonid, et puuduvad igasugused usaldusväärsed meditsiiniväljaannete, haiguslugude, teadusartiklite värgid ja seda lugu on korratud erinevates foorumites ja erinevatel veebisaitidel. Kasutatud on siis Pavlovi autoriteeti, et seda usutavust nagu suurendada. Aga üldiselt ma arvan, et tegemist on tegelikult suht folklooriga ja siukse linnalegendi maiku looga, aga igal juhul põnev on ikkagi tema peale mõelda. Tohe lugu on iseenesest. Iseenesest tore lugu. Hakkasin mõtlema, et huvitav, et kui me magame öösel, kas me siis ei vananegi või? Ja siis me taastume, jaa. Ja siis päeval vananeme. Ehk siis mõistlik on võimalikult palju magada. Ja 100% kirjutan alla. Ma vaatan, mis mul näitab recovery. 2 tundi näed, ma peaksin praegu magama, et mul üldse võiks midagi teha. Aga siis kohe magama. Okei. Okei, tead, ma teen vahetuse, ma teen siia lõppu ühe väikese kummitusloo ja jätan ühe mõrvaka boonusesse. Ehk siis Redditi fantastiline kummituslugu inspireeritud sellest, et Patreoni sai küsimustik juba üles. Ma pean vaatama nüüd, kuidas seda YouTube'i ka panna. Aga praegu seal rokib siuke teema nagu hotellid. Nii et lähme hotelli ja lähme ühte Las Vegase hotelli. See lugu on mul virutatud Redditist. Aga on ta siis selline. Olin ühes Las Vegase hotellis. Ma ei mäleta enam täpselt millises, aga ma mäletan täiesti selgelt, et toanumber oli 317. Sest sel ööl märkasin öösel järsku üles. Mul oli tugev tunne, nagu oleksin äratuskella maha maganud ja nagu peaks kohe üles tõusma. Mul on seda nädala sees, kui ma magan, siis kogu aeg. Kogu aeg, iga päeva, iga hommikune tunne. Mu vilk läks otse digitaalsele kellale. See näitas 317. Ja tuba oli 317. Siis tekkis mul kõige veidram tunne, nagu keegi oleks mu silmi sõna otseses mõttes vasakule poole sikutanud, nagu nööriga. Mu vanemate hotellivoodi jalutsis toa kõige pimedamas nurgas, seisis justkui täiuslikult välja lõigatud mehe siluett, kellel oli ka puuts peas. Vana hea varju inimene. Kujul olid väga selged ja teravad piirjooned, aga tema seest ei paistnud mingeid detaile. Mäletan seda siluetti väga eredalt ja seda saab kirjeldada ainult nii, et kui sa vajutad oma silmale ja siis vaata mingi vikerkaare moodi asjad tekivad, kui sa nagu niimoodi. Ühesõnaga, tema võrdles seda siluetti kuidagi sellega. Siis see ei ole tavaline varjumees ehk Shadowman, siis see on Glimmerman. Kui te kuulete sellist podcasti nagu Monsters Among Us, siis minu meelest selle saatejuht Derek Hayes oli esimene, kes seda Glimmermani nähtust niimoodi nimetas, sest et nii paljud inimesed helistasid sisse selle sarnaste kogemustega. Mis me siis eesti keeles ütleksime nagu ma ei tea. Sätendav, et seda on kirjeldatud nagu see, jah, et üks on nagu see teine ja teine on siis nagu see staatiline telekapilt nagu. Vaatasin mitu korda. Püüdes aru saada, mida kuradit ma vaatan. Just seepärast mäletama kõike nii detailselt. Ta seisis, käed tressika taskus.
ja vaatas alla mu vanemate poole. Ta ei öelnud midagi, aga mingil põhjusel tekkis mul tunne, justkui ma teaksin, et see oli tema voodi. Mu esimene mõte oli, et see on hallutsinatsioon, nii et ma vaatasin ringi ja püüdsin meelega ette kujutada veel selliseid kujusid enda ümber, et oma teooriat testida. Mis on nagu make ib sense, aga samas on nagu nii freaky. Ja ta lisab veel siin, et see tavaliselt minu puhul töötab. Seekord ei töötanud. Kui ma uuesti sinna nurka vaatasin, oli ta kadunud. Alguses ma ei olnud isegi hirmul. Ma olin lihtsalt šokeeritud kogu sellest kogemusest ja ausalt öeldes natuke elevil. 14-aastane mina oli küll skeptiline, aga armastas paranormaalseid lugusid. Ma äratasin oma isa üles ja ütlesin, et nägin hotellitoas meest. Tema ütles, et ma nägin und. Ta ärritus, tõusis püsti, seisis täpselt sinna kohta, millele ma olin osutanud ja küsis, kas ma nüüd näen teda. Ma ütlesin ei. Ta kordas, et ju sa nägid lihtsalt unes. Mina ütlesin ei, see oli kummitas. Tema jäi endale kindlaks, aga küsis siiski, et kas ta tahab, et ma tuleks tema kõrvale magama. Ehk siis isa poja kõrvale magama või tütre kõrvale magama. I don't know even. Ja siis ta jätkab niimoodi, et tal oli natuke piinlik selle isa pakkumisega nõustuda, aga ta siiski tegi seda, sest et mõte sellest, et nende toas viibis mingisugune meesterahva moodi asi, ajas ta väga hirmule ja siis isa maanduski tema voodisse, mis tähendas seda, et ema jäi üksinda teise voodisse. Ema lükati lihtsalt rammi alla. Umbes poole tunni pärast seda, kui olin mõelnud ja kuulanud, kuidas mu ema pikalt voodis ringi niheles, tõusis ta lõpuks ärritunult üles ja pressis end samuti minu voodisse, minu kõrvale. Mu ema, kellel endal on lugematul hulgal isiklikke paranormaalseid kogemusi, sosistas mitte hirmunult, vaid tüdinult ja pahaselt. See asi üritas mind voodist välja tirida. Vot siuke lõbus lugu siia põhiosa lõppu. Tore on ikka lõpetada külmavärinatega saade. Ma loodan, et ma saan boonusosas ka natukene väikseid külmavärinaid tekitada, sest mul on kummituslugu boonusosasse. Aga mul on mõrvalugu boonusosasse. Ja sellega siis siin teatud seltskonnaga lõpetame, teatud seltskonnaga läheme edasi ja siis kuulate meie boonuslugusid. Ja mõne saate pärast juba on kuulajakirjade episood, nii et kui te tahate musta leske Mari-Liisu hulluks ajada, siis saatke aga veel kirju. Ta üritab oma esimest saadet kokku panna ja olge temaga lahked ja leebed, sest et ta tegelikult on tubli, aga ta muretseb hirmsasti. Nii et meie ootame elevusega järgmist kuulajakirjade saadet. Aega on veel saata kikimoorid@gmail.com ja www.kikimoorid.ee on meie fännileht, kus te saate meie fänni tooteid. No, mis ma siin ikka pikalt jauran. Lugesite või kuulsite ise, 4 kuud on täis, tuleb minna restasse. Lähme siis kiirelt boonusosasse ja seniks püsige kõhedad.